sest üüriäri on justkui nagu kodulaenu andmine, aga kiirlaenu riskiga. Selles äris üürileandjal ei ole neid tööriistu, neid võimalusi, kuidas pank kodulaenu puhul saab siis oma riske maandada. Keskmine üür on 530 eurot, paneme juurde sellise mõttelise kõrvalkulut 120 eurot, saame 650. Klient iga kuu peab teatud kuupäevaks selle summa maksma, pank teab siis oma kliendi maksekäitumist, reeglina see on sinu kodupank, aastaid on sinu tulud sinna sisse läinud, teiselt poolt nagu kulud, pankadel on omad algoritmid, kuidas nad siis nagu arvutavad, vaatavad punaseid lippe, kas sa käid kasiinos, Araxises ja nii edasi, mille põhjal võtta vastu otsuseid, et kas sulle laenu anda. Aga keskmise Eesti üürileandja jaoks tema laenuportfell või siis ongi nagu see riskiportfell on üks korter. Ehk et kui sul on üks korter, see on kogu sinu portfell, sellega midagi juhtub, siis juhtus 100%-ga sinu portfellist, mitte 100 000-kuga. Kui me võtame üürileandjat, siis et sa lähed tausta eesse, vaatad, kas on maksehäireid, vaatad võib-olla Facebooki, guugeldad, mitte midagi silma ei jää. Mõned üksikud maaklerid on ka rääkinud, et nad siis ikkagi küsivad panga väljavõtet, vaatavad sinna sisse, ehk et tulles tagasi. Et üüriäri ongi justkui kodulaenu andmine, aga kiirlaenu riskiga.